Raivo Ilmsalu, esindan endiselt perekond.eu-d. Ütlen ka ära selle, mida see alumine lause seal tähendab, et märkame suhte avastamata võimalusi. Ehk siis minu arust oskab iga inimene suhelda maailma paremini või kuidas seda nii-öelda maksiimi, mis iganes moel öelda. Küsimus on lihtsalt selles, et mingisugustel hetkedel, kui võib-olla on raskem, sest meil on nii raskeid kui kergeid hetki, me võib-olla ei märka mingisuguseid asju enam. Ja siis meie aitame märgata, et tulla sellest raskest olukorrast ka välja. Et seda see lause tähendab, märkame suhte avastamata võimalusi. Minu teema on konflikt kui armastuse ja koostöö süda või lõks. Et kes kogeb seda pealkirja lugedes juba natukene mingisuguseid tundeid endas? Anna käega märku, me lepsime kokku, kes olid nõus isiklikud olemas. Ühelt jaga, mis tundeid sa koged, kui sa seda pealkirja loed? Et konflikt on, et sa võib vaadata konflikti nüüd kahest väga erinevast aspektist, et ongi see, et kas ta midagi edasi viivad või ongi ta miski, mis ei lase edasi minna. Just. Ja see võibki olla nii ühte kui teist, et ühel juhul ta võib minna ja teisel juhul ta ei pruugi justkui edasi viia. Ja ühel juhul on ta nii-öelda süda, mis hoiab armastust elus, hoiab koostööd elus ja ühel juhul on ta nii-öelda lõks, kuhu sa jääd kinni. Mul on 2 eesmärki. Esimene eesmärk on vähemalt teie kõigiga konflikti minna. Võimalikult kiiresti. Ja ma kujutan ette, et mingil määral, kui te pärast saate aru, kuidas ma tõlgendan konflikti, siis te saate aru, mida ma selle all mõtlen. See võib jälle tunduda natuke selliseid tundeid tekitav, et mis mõttes ta tahab nüüd meiega konflikti minna. Et see, et ma panin endale selga musta ülikonna, mida ma pole 15 aastat kandnud, valged tossud, mida ma ka tavaliselt selliselt ei kanna, ma ärritasin ennast juba piisavalt. Pärast te saate aru, miks ma ennast piisavalt ärritasin. Või mõne jaoks on konflikt see, et ma ei tea, must värv, mõne jaoks võib mingi muu asi siin ruumis olla konflikt, et ma juba natukene olen osadega teist konfliktis, aga ma tahan veel rohkem minna. Teine eesmärk, et ma juhin iseennast oma suhteid nii, et ma selle vestluse lõpus saavutan mõistmise või koostöö teiega. Et kui ma tulen rääkima koostööst ja konfliktist, ja ma teiega koostööd ei tee ja konflikti ei lähe, siis ma arvan, et me ei õpi siin koos mitte midagi. Selleks, et saada aru, mis seis on hetkel ja mis seis on siis ütleme poole tunni pärast või 45 minuti pärast, kuidas me tegutseme, küsin ma teilt vist 5 või 6 küsimust on. Ja palun lihtsalt vastust, jah või ei vasta. Ka väga okei vastus minu jaoks. Ma saan vähemalt midagi teada. Ka vaikus on minu jaoks väga okei vastus. Ma lihtsalt ei ole hetkel valmis rääkima suga ja olen vait. Et ja ma panen need vastused siia kirja ja siis lõpus ma küsin need küsimused uuesti. Vaatame, mis seis siis on. Ja esimene küsimus on see, et kas sinu arust on täiskasvanuid, kes ei tee koostööd? Kes tahab vastata jah, tõsta käsi? Jah. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21. Ma ei saa olla. Mida? Mingi määral ikka teed koostööd. No, Iga inimene. ma arvan, et me oleme kõik individuaalsed isiksused. Kui sa ütled ei, siis sa ütled ei. 21 jahi läheb kirja. Ja eisid on siis, tõstke ei käed ka üles, ma loen üle, sest mõni võib-olla ei taha vastata näiteks 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 eid. Me oleme eid rohelisega. Sel värvil ei ole hetkel tähtsust, hea on eristada lihtsalt. Me oleme juba konfliktis teiega. Saate aru, et siin ruumis on 21 inimest, kes arvavad ühte asja ja 8 inimest, kes arvavad teist asja nii olulisel teemal. Juba on meil konflikt. Ja mul on nii hea meel. Järgmine küsimus. Kas sinu arust on lapsi, kes ei tee koostööd? Tõsta käsi nii, nagu tunne tekib kohe. Kui tahad mõelda, loomulikult mõtle. Ma enda eest praegu ei tõstnud. Palun tõsta käsi, kui on lapsi, kes ei tee koostööd. 1, 2, 3, 4 kätt. Okei.
sinu sisemine tunne, mis sinu jaoks laps on, et ma rohkem ei täpsustagi, ma mingid kriteeriume, et muidu võiks 3 lehekülge teksti anda selgitusi, on ju, kus ta lõpeb või. Nii, kuidas sa ise tunned, et kes on sinu jaoks laps. Aga aitäh, et sa küsisid seda. Kes ütleb, et ei ole selliseid lapsi? Palun tõsta käsi. 26. Kas sinu arust on konflikt stressi allikas? 29. Kelle arust ei ole konflikt stressi allikas? 3. Kas sinu arust eelneb koostöö konfliktile? 12. Kes ütleb, et ei? Koostöö ei eelne konfliktile. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okei. Kas sinu arust näitab destruktiivne suhtlemine koostöö lõppemist? Ja ma igaks juhuks panin ka siia juurde, mida ma arvan, mis asi on destruktiivne suhtlemine. See on suhet kahjustav suhtlemine eesti keeles. Ja näiteks karjumine, ropendamine, füüsilise, vaimse või majandusliku võimu kasutamine või sellega ähvardamine. Ja naeruvääristamine ja alandamine. 14. Okei. Ja kes arvab, et ei lõpeta? Sest mäletate, see vastus oli väga okei, et ei vasta. 16. Ja viimane küsimus testimiseks, mida me lõpus uuesti vastame nendele küsimustele, et kas sinu arust on 2 kõige väiksem inimeste arv, kelle suhtes esineb konflikte? Saate küsimusest aru? Kas on veel väiksemat inimeste arvu kui 2, mille suhtes esineb konflikte või ei ole? Kas 2 on miinimum? Kui te nii mõtlete, siis 2 on teie vastus ei, eks ju? Nii et need, kes aru said, kas 2 on miinimum, jah või ei? Anna teada, kui sa arvad jah. Yes. 0. On kõigil käed püsti? Ei ole seal käsi püsti. Mõtled praegu. Okei, ei vasta. Ja, okei. Paneme siis siia 30. Esimene koolituse eesmärk on täidetud. Ma olen nagu Toots on pool oma tööst on tehtud. Ma olen kõigiga vähemalt mingil teemal konflikti läinud, sellepärast et minu vastus nendele kõigile küsimustele on ei. Kui te vastasite päris suurel hulgal viimasele küsimusele ei, siis mina vastan kõikidele nendele küsimustele ei. Ja seega oleme me konfliktis. Sul on nüüd õigus kuulata oma naabrit ja rääkida 2 teemal ainult tunnetega seoses. Ja ma panen need siia ette ka, et näen koostööd ja konflikti Raivost erinevat, nüüd sellega seoses tunnen või võrreldes sinu ja enda vastuseid Raivo küsimustele tunnen. Jagage omavahel, et mis teil need erinevad on. Siin tore oli näha, et kui meil on konflikt, kas või selline lihtsam, siis tähelepanu hakkab kohe ajuma. Ei tule meelde, kui Raivo tõstis käe, et mis ta teeb seal nüüd. Et see ongi nii konfliktiga. Mul on, te ei kujuta ette ka, kui siiralt kui hea meel on mulle, et see 1-0 on seal. Ehk siis see vastus, et ei ole 2, 1 on ja see olen mina ise ja ma kogen sisemisi konflikte. Sellest hakkab see minu iva teatud mõttes, mida ma räägin nagu kõik pihta. Et ja miks pisarad on ka nii-öelda värvilised, et ma olen väga hea meel, kui ma selle pildi just leidsin, et ei ole, pisarad võivad olla väga erinevad. Ja ma arvan, et värv kirjeldabki seda, et pisarad võivad olla väga erinevad. Rõõmupisarad, kurvastuse pisarad, mida iganes. Ei saa pisarat nähes kohe otsustada, et teisel inimesel on väga raske. See ei pruugi nii olla. Esimene teema on konflikt ja sisemine konflikt. Lisaks ka pööratud koostöö. Konflikt on siis lihtsas keeles, kui üks arvamus on jah ja teise arvamus on samas olukorras ei või teine arvamus peaks parandama sõna. Sest kui me ise oleme nii-öelda iseenda sisemises konfliktis, siis üks osa meist ütleb jah ja teine osa ütleb meile ei sisemiselt. See on konflikti selline kõige lihtsam määratlus. Ja suhtes endaga jõuad sisemise konfliktini. Kõik on nõus. Konfliktiga seoses märkad vähem või rohkem tundeid. Nii iseendaga seoses, kui ka siis, kui sa oled konfliktis mõne teise inimesega, konfliktis võib olla ka näiteks asjaga, ilmaga, millega iganes, rahvusega.
ja siis kerkivad üles tunded. See on hea indikaator. Kui ma märkan, et minu kehas tunded on valdavalt seotud kehaga, mõtted on peaga, et minu kogemusel vähemalt. Et kui ma kehas märkan midagi, mingit kuumust, mingit pitsitust kuskil käes, igaüks teab, kellel ja kus see pitsitus või selline kehatunne tekib, siis on tõenäoliselt tegemist mingisuguse konfliktiga, mingisuguse jah-ei olukorraga või selle vastuoluga meie sees. Ja mingitest tunnetest saavad stressiallikad. See, et on jah-ei olukord, ei tekita veel stressi. Ja minu oskused või võime sisemisi konflikte märgata ning neid suhet toetavalt lahendada, ehk siis suhet endaga sellel hetkel, peegeldab mida, mis te arvate? Minu oskust lahendada konflikte ka teiste inimestega. Täpselt nii hea, kui ma olen iseenda sisemisi konflikte lahendades, olen ma ka teiste inimestega või ilmaga või nii edasi lahendaja, headuselt. Jah, küsi. See võib ka pöördvõrdeline olla, et kui ma oskan teiste käest probleeme lahendada, siis ma oskan ka oma sisemisi konflikte. Ma arvan küll, kui sa nii küsid, ma arvan küll. Ja siia veel üks tõenäosus juurde ka, see on minu selline hüpotees, et iseendaga tõenäoliselt ma lahendan natuke paremini konflikte, hiljem saate aru, miks see nii on, kui ma lahendan konflikte teistega. Aga sellest hakkab kõik pihta, et kuidas ma endaga konflikte lahendan. Mis vahendid ma valin, milline kogemus mul on, kuidas ma austan seda, et ma olen mõnikord vastuolus iseendaga. Ja minu oskus iseennast juhtida, armastada ja iseendaga koostööd teha, peegeldab minu oskust juhtida oma suhteid, armastada teisi inimesi ja teha nendega koostööd. Tundub loogiline jätk sellele eelmisele. Anna käega märku, kui tundub loogiline, see on niisugune isikliku teema. Ja kellele ei tundu loogiline, anna ka käega märku. Ja okei on anda märku. Et selleks ma siin olen, et kuulata ja mõelda siis ka teistsuguseid variante. Mis iganes moel ma endale ei ja jah ütlen, mul on motivatsioon teha endaga koostööd. On loogiline. Siin kõik need inimesed, kes siin ütlesid, et ma tean, mis asi on sisemine konflikt, teevad iseendaga koostööd. Kui mingi teema on nagu nii karm, et mul on tunne, et ikka täitsa närvi ajab. Mis juhtuks, kui ma lõpetaksin iseendaga koostöö? Mis te arvate? Stress suureneb. Mis veel juhtub, kui ma iseendaga koostöö lõpetan? Hulluks lähen, ära suren. Jah, see on ka allaandmine, see võib olla ka tupik. Aga ma just mõtlen, et mis juhtub, ongi stressi mandumise või ka surmaga. Et kui te nüüd tõmmate paralleeli sinna suhtesse teise inimesega, mis juhtub meie suhtega, kui ma lõpetan koostöö? Suhe tõenäoliselt katkeb vähemalt mingiks ajaks. Ja ma ennetan teie küsimust praegu, et kas siis peab alati koostööd tegema? Äkki keegi mõtleb oma peas? Ei pea. Meil on mingite teemadega ka, olen ajanud mingit asja, tahan klaverimängijaks saada, õpin ja siis ühel hetkel otsustan, et ega ikka ei saa küll. Näpud on lühikesed, mida iganes. Tegelikult tundub, et ikka muusikalist kuulmist ei ole, tahaks hoopis tantsima minna. Ma lõpetan selle teema ära. Ehk siis ka suhtlemist inimesega võib lõpetada täpselt samamoodi. See ei ole kuidagi vastuolus. On selliseid olukordi, sundolukorras, kus sa pead suhtlema sellepärast alustada mitte suhtlemisega kolmandat inimest. Jah, et see on valikute küsimus, et kui ma, ütleme, lähisuhetest tuleb eriti võib-olla seal vanematega. Julged sa näitega tuua näiteks, mida sa mõtled konkreetselt? See on väga isiklik asi. Ei, ma ütlengi, et ütle, et ei julge, see on minu jaoks väga okei. Ma julgen. Ei, ma ei taha. Aitäh sulle. See oli ka praegu muuseas konflikt. Ja nii ongi, et inimesel on õigus öelda ei. Inimesel on õigus öelda jah ja minule see väga hästi sobib. Näiteks veel tulevad karmakokkulepped. Jah, just. Mis asi on pööratud koostöö? See on nii armas laps seal, tema midagi seal ei ärrita ja see number siin, et lapsed teevad alati koostööd ja 4 arvasid ainult, et ei tee. See näitab ka seda, et see laps teile meeldib tõenäoliselt siin näpuga näitajana. Aga kui väga teile meeldib, kui koolitusel tuleb keegi hakkab niimoodi näpuga näitama ja niimoodi ligidalt rääkima, ajab veel võib-olla väga lähedale, et võib-olla meil on mingi turvalisus tekkunud ja väga ei häiri, eks ju. Aga kui seda tegema hakatakse,
siis see ärritab. Ja kui ma ärritun, mis see tähendab? Tunded jälle kerkivad üles. Et mis iganes moel mulle teine inimene ei või jah ütleb, ta teeb minuga koostööd. Ehk siis sama näide, kui ta ei tahtnud rääkida oma isiklikust teemast, ta tegi minuga koostööd. Ta ütles mulle ei. Seisis enda eest. Ma austan seda, kui inimene seisab enda eest, sest öeldes kellelegi ei, mida me parajasti teeme, jah ka seoses. Ütleme endale jah. Täpselt. Ja miks ma peaks mitte endale jah ütlema? Igal juhul on see minu valik. Ja äärmuslikku või suhet kahjustavalt koostöö tegemist nimetatakse pööratud koostööks. Ehk siis koostöö on see igal juhul. Ühel juhul on ta nii-öelda meile arusaadav ja teine on siis nii-öelda pööratud koostöö. Mina ei ütle, et see on pööratud koostöö. Ma kohe selgitan, miks. Miks ma ei nimeta seda mitte koostööks. Pööratud koostööd tegev inimene näitab, et mis te arvate, mida ta näitab? Näiteks ta näitab, et tal ei ole ükskõik. Mida ta veel näitab? See, kes karjub või ropendab või ütleb, et ei taha seda teha. Tema areng on veel teel, seda näitab ja tundeid näitab välja. Mida ta veel näitab? Et see teema on tema jaoks oluline ja sealt tagant, Maarja, oled sa? Tal on mingi vajadus ja ta tegelikult tahab midagi ja ta näitab seda, et ma olen hädas. Sisuliselt näitab ta seda, et ma olen hädas. Sellest on küll ülimalt raske aru saada. Sa võiksid öelda, et ma olen hädas. Kui me räägime sellest edasi, siis te saate aru, miks ta ei ütle teile väga selgelt mina sõnumit, et ma olen hädas. Nii lihtne on ju, kui see inimene, kes tegelikult meie peale karjuma hakkab või ropendab või mida iganes muud teeb, nii lihtne on, kui ta ütleks, ma olen hädas. Raivo, ma ei taha su küsimusele vastata, ma olen hädas, see on nii isiklik teema. Väga arusaadav oleks kohe kõik. Paraku osad ei ütle, vahest mina ka, kui mu enda tunded on kõrgel. Hetkel ei ole, hetkel on lihtsalt põnev vaadata, mis toimub. Ma olen pööratud koostööd tehes hädas, sest ma ei oska ja ei ole õppinud teistmoodi üle saama oma tunnetest ja abitusest. See on üks põhjus, miks ma ei oska öelda. Ja ma ei teadvustagi üldse, et mul probleem on, sellepärast, et mõelge nüüd ise, kui inimene karjub teie peale, te lähete endast välja, pärast räägin sellest natuke veel. Ja nii-öelda vestlus lõpeb ära tema jaoks, eks ju. Toimib. Panen talle teinekord veel. Jube hästi toimib. Kui ta saab sellise tagasiside. Aga kui ta saab sellise tagasiside, et ma olen nüüd praegu sinuga hädas. Ma ei oska sulle vastata, sest see nii-öelda sinu lause või karjumine ärritab mind nii, et ma selliseid tundeid kogen, et ma ei oska suga edasi rääkida. Mida ta siis võiks mõelda? Siis ta võib olla segaduses, aga vähemalt ta ei mõtle, et ma teen seda teinekord veel. Muidugi ta võib ka sel juhul mõelda, et ma teen teinekord veel. Ta mõtleb, et no nii, lõin ta rivist välja, tore, minu võit on tulemas. Et ka seda võib juhtuda. Teine põhjus, miks ta ei ütle, on see, et inimene ütleb sulle, et ma olen kaotamas ühendust sinuga. Ühendus võrdub minu jaoks ka armastusühendust. Ja ma teen meeleheitliku ja sulle sobimatu katse ühendust taastada. Kas see tundub loogiline? Ja öelge, kui ei tundu. See on sobimatu katse on see, et kuule, räägi kõvemini. Mis sa räägi nii taga nii vaikselt seal? Räägi kõvemini. See on sobimatu katse. Et kui ma hakkan rääkima nii-öelda sina sõnumeid ja sulle mu toon ei meeldi ja vabanda, et ma seda praegu tegin. Okei, kõik. Ja kui sa tunned tundeid, tõuse püsti, raputa ennast natuke. Mida teevad loomad või nii-öelda, ma ei tea, kes veel, pärast kaklust või pärast ohtliku situatsiooni? Värisevad. Teate küll seda, või kes on kuulnud seda, et loomad värisevad pärast seda, kui nad põgenesid näiteks, või kits väriseb, kui ta põgenes teise nii-öelda looma eest. Et nad elavad oma tundeid välja, et saada hakkama.
Inimestel on selline võimlemisviis nagu tree. Olete kuulnud? Tehakse harjutusi, et ennast nii-öelda läbi füüsise välja elada. Tree, jätke sõna meelde, uurige internetist. Inimene annab teada, et mul ei ole turvaline, kuid sama näide, mida te tõite, et kui ta on minimaalselt turvaline, et annan sulle selle info, et ma olen hädas. Mingi miinimum peab olema tehtud. Kui seda miinimumi ei ole, siis tõenäoliselt see inimene on vait, enam teiega kunagi kokku ei saa ja te ei saa aru, et mis tal tegelikult viga on. Miks ta minuga kokku saada ei taha? Tema jaoks ei ole piisavalt turvaline, et teiega kokku saada ja asjadest rääkida. Ja teine teema on see, et ma tunnen, et mind ei usaldata. Ehk siis, kui tegemist on konfliktiga, kus on raske edasi minna, siis on 2 põhiasja häiritud. Turvalisus ja usaldus. Ja kui mina võtan täiskasvanuna vastutuse, siis ma saan seda turvalisust ja usaldust luua, kui ma tahan. Ja kui ma ei taha, siis ma ei loo. Et see on jälle valikute küsimus. Sul on õigus inimesega suhelda. See tähendab seda, et jälle 2 teemal. Arutage omavahel. Kes tahab teada, miks ma lasen teil arutada? Mul on oma mõte, aga mis te arvate? Omavahel kõva häälega läbi arutades saab tegelikult paremini aru, mida mõtled. Saab aru, jaa. Mis põhimõte veel on? Läbi suhtlus võib-olla, või minugi poliitlikult suhtlemine näitab toomine loob endale mingi seos, ehk siis ma panen enda sisse nagu... Jaa. Sama teema ka ja oleks kõik need asjad öelnud. Kellel veel mingi mõte tegib? Miks ma lasen teil omavahel arutada? Just. Saan oma emotsiooniga välja elada. Sest kes või mis aitab kõige paremini, kui mul on tunded tekkinud? Ja need teemad kindlasti tekitavad tunded. Kes või mis aitab kõige paremini? Mis te arvate? Kõike inimesi. Hea kuulaja. Täpselt. Et mina ei suuda paraku, ei saagi teid kõiki korraga kuulata. Ja siis ma otsin teistsuguse lahenduse, teil on 2, 3, 4 inimest ümberringi, keegi teid nendest kuulab. Kuulamise tase võib olla täiesti erinev, aga te saate mõelda selle peale, et mis see inimene mulle räägib, ma kuulan ta tõesti ära. Ja 5 minutit. Küsimus oli selles, et jah, et kas see lähtub mingist teooriast või et seda teooriaga mõttes on mingi asi teistmoodi, et konflikt saab umbes siis konfliktiks, kui on tunded, eks ju. Et ja ma rääkisin, miks on mulle oluline alustada just sellest eist ja jahist, sellest väga lihtsast. Et me märkaksime ka väga lihtsatel ettedel, kui meil tekivad väiksemad tunded. Sest ärritada võib ka see, et sa ütled teisele, et kuule, kas sa kohvi tahad, teine ütleb ei taha. Ja juba võib minna nii-öelda konflikt edasi. Selle tõttu ma rõhutan seda ei ja jahi. Ja ka Jesper Juulist lähtuvalt, et Jesper Juul ütleb, et vaimse tervise tuum on väga lihtne oskus öelda ei ja jah, kui ma seda nii mõtlen. Ja ma omalt poolt lisan juurde, et väga tähtis on teadlikkus, et kui ma mõtlen jah, aga ütlen ei või vastupidi, eks ju, et kui tihti ma seda teen, mida rohkem ma vastuallu lähen sellega, mida ma sisemiselt mõtlen ja välja ütlen, seda tõenäoliselt suurem minu sisemine konflikt on. Olete nõus? Ja on ka okei, kui ei ole nõus. Lähme edasi. Mul on hästi oluline seda alati rõhutada, sest et kui on suur seltskond inimesi, siis kindlasti on väga erinevaid arvamusi. Konflikt kui stressiallikas. No nendel tüüpidel sellest konfliktist tõenäoliselt mingit stressiallikat suurt ei ole. Et vihma küll sajab väga tüütu ja vihmavari on tagurpidi ja mida iganes, aga neil on väga lõbus. Et nad on niimoodi lahendanud selle konflikti. Konflikti ise, see tähendab eriarvamused, võib öelda, et need on eriarvamused, on hädavajalik ja normaalne elu osa. Ma arvan, et ilma selleta ei saa. Ikka on vaja öelda ei, ikka on vaja öelda jah. Ja konfliktist võib saada ja minu kogemusel enamasti saab stressiallikas, kui ma konflikti eitan. Mida eitus tähendab? See tähendab seda, et ma eitan konfliktiga seotud inimest, sealhulgas iseennast. Enda kogemus nii-öelda eitamisest on, ma arvan, kõikidel olemas. Tahaks öelda jah, aga ei ütle, ütlen ei. Aga võin eitada samamoodi ka teist inimest. Ma kohe toon näited ka.
eitan suhtlemise protsessi või eitan suhtlemise sisu. Ja kohe näited, et mida see protsess või sisu tähendab. Eitan inimest. Ma ei ole nõus, et sa mulle ei ütled. Sa ei saa öelda, ole kohe minuga nõus. Hakka mind armastama, ütlema teisele inimesele. Protsessiga seoses ma ei ole nõus, kuidas sa mulle ei ütled. Ära karju, lõpeta ropendamine ja räägi viisakalt, räägi nii, et ma aru saan. Hakka mind armastama. Suhtlemise sisu mõttes, et ma ei ole nõus sinu sisu kuulama. Ära räägi oma mõttetut juttu, mis vahtu sa suust välja ajad. Saa minust lihtsalt aru. Hakka mind armastama. Tekkisid mõtted? Mul teeks küsimus. Jaa, küsi. Mida sa silmas pead stressi all? Mida ma silmas pean stressi all? Stressi all peangi seda silmas, et tekivad tunded ja need nii-öelda maetakse alla, need ei lahendata ära neid tundeid. Neid ei teadvustata ja siis see koguneb nagu nii-öelda nagu lumepall. Praegu ta ikkagi stress on nagu see mingisugune negatiivne asi, mis takistab, mitte see positiivne asi, mis edasi viib. Jah. Iga sina sõnum, mida ma tundeid kogedes täiskasvanule või lapsele saadan, on lapselik sõnum. Hakka mind armastama. Selles mõttes just lapselik, et kui ma seda täiskasvanuna ütlen, siis sisuliselt olen ma ise enda sees nii-öelda läinud oma lapseikka ja lahendan konflikte selliselt, nagu ma olen kuidagi õppinud siiamaani. Ehk siis, kui keegi minu peale karjub ja mina hakkan tema peale karjuma, siis ma olen täpselt samasugune laps, nagu tema minu vastas. Tema nõuab minult abi ja mina nõuan temalt abi. Ja siis me oleme 2 abinõudat last. Tundus see loogiline? Kas täiskasvanu võib armastust nõuda? Minu jaoks on selles küsimus jah, et kui tihti ja teadlikult ma teise täiskasvanu käest armastust nõuan. Ma ikka võin öelda ju, et hakka mind armastama. Ma ei ole praegu millegagi rahul. Aga kui minu käest küsida, mina seda pigem ei teeks. Ja lapse käest ei teeks ma seda kunagi. Konflikti tõttu tundeid kogedes ja abivajadus on võimalik ka öelda, et tunnen ennast selliselt, nagu sa ennast tunned. Halvasti või mul hakkas praegu isegi kõht valutama või mul on väga ebamugav. Mida iganes. Te tunnete, seda ütletegi. Ja võib ka öelda, et ma soovin oma ette olla ja natukene mõelda ja siis edasi rääkida. Ja see on sõnum, et ma armastan sind. Tunnetate seda vahet? Ja miks ma toon selle armastuse siia sisse, ma arvan, väga suur vahe on kas öelda oma lähedasele, et hakka mind armastama või öelda, et ma armastan sind. Ja see on just sellel hetkel oluline, kui ta meid tegelikult ei mõista. Nüüd on see, et kas ma võtan täiskasvanu rolli ja mõistan, et ta on hädas, kui ta mind ei mõista, või ma muutun ise sarnaseks nagu tema ja oleme siis koos hädas. Jah? Ma seal konfliktis peaksin arvama, et tema on hädas, kui tema mind ei mõista. Äkki mina mõtlen valesti, äkki olen mina hädas. Ja võib ka see olla, jah, võib ka see olla. Ütleme, selle näitel, kui ma sust õigesti aru saan, võib ka olukord olla, kus ma arvan, et ta ei saa asjast aru, eks ju, aga tegelikult ei saa hoopis mina aru. Selle tulemus ongi see, et kui ma olen nii-öelda täiskasvanu vastutuse, ma hakkan teda kuulama. Ma kuulen, mis ta mulle räägib. Ja siis ma saan aru, kuule, anna andeks. Ma pean nüüd oma arvamust muuta, sest ma ei ole sind varem kuulanud ja ma ei saanud sinust tegelikult aru. Ma tahan teha nii, nagu sina räägid. Oli see umbes nii? Jah. Et aitäh, et sa seda ütlesid, ma sain selle näite tuua. Jaa. Kui ta täpselt kõik seesama toetab, teine inimene saab aru, aga nüüd ta ei vasta. See esimene, kelle poole pöörduti abipalvega, ta vastab, jah, ma olen hetkel haige või hetkel olen hõivatud, kirjuta mulle järgmine nädal. Kuid mul ei ole selleks abivaja, ei ole enam midagi kirjutatud, sest eelnevalt on juba 10 kirja ära läinud. Siin on väga tugev konflikt. Nii kuidas mina sinust aru sain, on küsimus selles, et seal ongi see nii-öelda usaldus ja turvalisus on ohus. Kui inimene ei taha konflikti võtta, siis ta ei tunne usaldust ja ta ei tunne, et ta oleks piisavalt turvaline, et ühendust võtta. Ja ma saan jälle iseendaga midagi ette võtta, et kui ma ütlen talle, et sa võiksid ikkagi nüüd kirjutada veel, siis see on sina sõnum, see on jälle see, et hakka mind armastama. Muuda ennast. Ja ma ei tea, kas ma sulle lõpuni vastasin, et sellised hästi konkreetsed case'id, et need võib ühel hetkel eraldi arutada või eraldi küsida. Et siis ma saan võib-olla rohkem sind aidata. Aitäh.
Või teine võimalus on see, nagu ma lapsevanemate koolis õpetan, et ma kirjeldan konkreetselt seda, mida ma hetkel näen, räägin, mis mõju mulle konkreetselt sellest on, mis toimub, mida ma kaotan konkreetselt. Kas ma kaotan aega, energiat või mingid minu vajadused on häiritud või ma kaotan raha. Ja mis tunded mul sellega tekivad, ma ütlengi selle välja, kehtestava mina sõnumina nii-öelda. Ja see toimib. Et see kui perekoolis arvatakse, et õpitakse ainult nii-öelda kuulama, siis kuulav vanem on ka kehtestav vanem. Väga selgelt. 2 poolt on meis kõikides olemas. Kui ma ennast ei kehtesta ja ainult kuulan, eriti kui ma kuulan sellel hetkel, kui oleks vaja kehtestada, siis see on nagu väga vale ja tekitab hästi palju segadust, nii täiskasvanutes kui lastes. Minu arvamus on see, et see on vale. Lisan, et lapselt sina sõnumitega armastust nõuda on minu arust sobimatu ja ebaõiglane. Ma kirjutasin ühe loo sellel teemal, et lapselt armastuse nõudmine võrdub sellega, et kui visata laps nii-öelda täiskasvanud uppujale appi. Kui füüsiliselt seda mitte keegi ei tee, siis kui me nõuame lapselt armastust, tõesti nõuame, sisuliselt me nii-öelda paneme talle nii-öelda ämbriga vett kaela. Tema ei ole õppinud veel suhtlema, tema ei ole õppinud veel iseenda konfliktidega hakkama saama, ta teeb seda täpselt nii hästi, kui ta siiamaani oskab. Ta saab ainult küsida vanema käest, et hakka mind arvastama, õpeta mulle, kuidas konfliktiga hakkama saada. Laps võib seda nõuda, see on väga okei, kui laps nõuab. Sul on taas õigus. Ja see, et on vaikus, see on väga tore. See mulle väga meeldib, sellepärast näitab, et te mõtlete. Ma jõuan teile kuskile väga-väga sisse. Mõelge enne, kui te pöörate nende inimeste juurde ja siis kuulake üksteist ja rääkige. Kuidas? Ja kui te tunnete, see on jälle iseenda ees seismine. Ma ei soovi praegu ei kuulata ega rääkida, ma soovin olla oma ette. See on väga selge isiklik sõnum. Öelge teistele, kui te tahate seda öelda. Lapsega seoses vaatad seda, issand kui nunnu. Ma tean ka väga palju vanemad, kes vaatavad, et ei ole nunnu, mis mõttes, et puhas peab olema. Armastuse, konflikti ja koostöö teadlikkus algab iseenda sisemisest mõistmisest ja iseenda juhtimisest. Ehk samad teemad natukene kordan, eks ju. Et mida selgemalt saad iseenda nii-öelda juhtimisest aru, mida selgemalt saad aru sellest, et kuidas ma oma sisekonflikte juhin, et kas ma juhin ka nii, et ma lahendan neid või ma matan pigem hästi palju maha, siis tõenäoliselt selliselt ma tegutsen ka suhetes teiste inimestega või suhetes oma mingisuguste muude teemadega. Ja jätkub teise täiskasvanu ja lapse mõistmisega ning nendega seotud suhete juhtimisega, kuni jätkub ka inimeste grupi suhete mõistmisega ja nende suhete juhtimistega. Inimeste grupi hulka kuuluvad ka organisatsioonid, riigid, rahvused ja sugu. Kõikides suhetes, sealhulgas suhtes endaga, saate ise mõelda, läbib inimene järgmised suhtefaasid. Ja teooriaid on väga erinevaid, on 7 suhtefaasi, 8 suhtefaasi, 4, aga mina nimetan ära sellised, et nad kõnetavad mind. On sõltuvusfaas, see on see hetk, kus nii-öelda ma ei tunne veel teist inimest, tema ei tunne mind. Kui organisatsioonis on näiteks või lasteaias, kus iganes peres on nii-öelda varem juba inimesed ees, siis see uus, kes tuleb, see ei tunne, millised kokkulepped seal ees on. Ja on selline vastastikune sõltuvus. Et teada saada, millised kokkulepped on. Ja siis, kui on juba teada saadud, siis läheb asi natuke julgemaks ja tekib mis asi? Konflikt. Ehk siis järgmine faas on konfliktifaas, mis peres on. Ja kui nüüd konflikt lahendatakse, mis iganes moel, võimuga, võitja lahendusega, kompromissiga, siis see on iga inimese, iga suhtes olevate inimeste või meeskondade valik. Mina ei ütle, et kompromiss on vale või tõde. Ma ei ütle, et võitja lahendus on vale või tõde. Ma ei ütle, et kaotaja võitja lahendus on vale või tõde. See on lihtsalt selle hetke kokkulepe. Ma lihtsalt teadlikult jälgiksin seda, et kui meil on väga palju kompromisse, kus kõik pidevalt vastastikku kaotavad, et siis tekib minu kogemusel kompromissidega see oht, et järgmiseks kokkuleppeks hakkavad kõik valmistuma. Saaks selle kuradi võidu juba ükskord kätte. Et selle tõttu on kompromissidel väike oht. Ja minu kogemusel on olemas võitja lahendused praktiliselt alati. See on see, märkame suhte avastamata võimalusi. Seda lihtsalt ei märgata. Või siis me ei ole lihtsalt valmis täna veel seda võitja lahendust leidma. Mingil põhjusel.
Nii on. Kui konfliktifaas ületatakse, siis tekib leppimisfaas. Oleme otsustanud olla edasi koos, ei ole lahku läinud kuhugi, ei ole lõpetanud seda. Ja alles pärast seda tekib koostööfaas. Kuule, ma märkasin, et sul süüke asi, tead, mul on selline kogemus, tee see asi niimoodi ära parem. Võid raudselt ka sina sõnumi saata. Oi, aitäh sulle! Ma olen valmis seda vastu võtma. Kui mul ei ole koostööfaasi, siis ma ütlen, mis sa õpetad mind siin? Mis sa tuled mulle rääkima? Mul on 20 aastat kogemus, sa tuled mulle siin laps mingit juttu rääkima. Siis ei ole meil koostööfaasi. Koostööfaasis on see okei, kui keegi ütleb mulle, kuule, palun too see siia või kuule, korista täna tuba ära. Okei, koristan. Vabalt võib öelda. Mingit küsimust ei ole. Probleemideta hetkedel ütle nii palju, kui tahad sina sõnumeid. Noh, kas või seda, et hakka mind armastama, korista tuba ära. Probleemideta hetkedel on täitsa okei. See on nüüd konks, mida väga, see tuleb ka kohe konksuna, väga tihti ei teata, et iga uus olukord, uus inimene või muudatus viib meid tagasi sõltuvusfaasi. Jõudis aju alateadvusesse kõvasti. Et sellega peab arvestama. Ja siis hakkab otsast peale. Mitte kõik ei hakka otsast peale. Aga selle uue asjaga seotud kokkulepped on vaja uuesti teha. Koostöö selle uue asjaga seoses on vaja uuesti saavutada. Väga lihtne näide, et pere kolib ära teise kohta. Elukoht muutub. Terve pere paisatakse kohe tagasi konfliktifaasi. Et kui eitad konflikti, inimest, protsessi ja sisu, siis jääd konfliktifaasi lõksu. Ehk siis, kui sa ei ületa seda konflikti, matad selle kuidagi enda jaoks mingil moel maha, mingi teemaga seoses, kui see on su teadlik valik, ma ei soovi mäletada seda klaverit õppida, siis las ta olgu seal lõksus, mingit küsimust ei ole, see on minu teadlik otsus. Jama on siis, kui see on alateadlik ja siis kuhjub neid nii-öelda konflikte. Ja võid saada vanematel teemadel koostööd jätkata, kuid see on häiritud ja kui konfliktifaasi on lõksu jäänud juba mitmed teemad, siis lõpetad koostööga seni õnnestunud teemadel. Ja siis minnaksegi nii-öelda lahku ja ma ei ütle, et see on hea või halb. Armastus on koostöö ja konflikt on selle süda. Austad ja jaatad konflikti ühte elu osa, siis sinu armastuse süda töötab. Ehk siis see ringlus käib, kui sa austad seda konflikti, kui sa sinna vahepealsesse etappi kinni ei jää. Ja see on lihtsalt teadlik olek, et ütlengi ei ja jah, arvestan sellega. Ma esitan uuesti need küsimused. Vaatame, mis seis on. Ma ei arva, et ma tunni ajaga mõjutaksin teid nii, et sinna tulevad totaalselt teistsugused numbrid. See läks täpselt nii, nagu läks ja mõjutamisega seoses üldse, et mõni ütleb, et võib-olla tahaks öelda, et kuule, et üritad meid nüüd mõjuta, pugesid pähe, et kui ma olen isiklik, siis ma puengi pähe. Lapsevanematena ka koolitusel räägin, et ma tulen või tulge mulle koolitusele, kui te soovite, et ma teid mõjutaksin. Kui te ei soovi, siis ärge tulge, sest õppima ei ole mõtet tulla, kui ma ei taha, et mind mõjutatakse. Ma usun, et igaüks teeb ise oma otsuse, kuidas ta nii-öelda vaatab konflikti või koostööd või mingisuguseid muid asju. Ma tahtsin anda ühe viisi, kuidas mina asja vaatan ja ka igapäevaselt elus kasutan. Kas sinu arust on täiskasvanud, kes ei tee koostööd? Tõstke käsi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Enne oli 21, juhin tähelepanu. Kas sinu arust on lapsi, kes ei tee koostööd? 1, 2, 3, 4. 4 on jäänud samaks. Kas sinu arust on konflikt stressi allikas? No ikka on küll. 1, 2, 3, 4, enne oli 20, aga see ei ole 29. Et selle eesmärgi täitsin vähemalt osadega. Kas sinu arust eelneb koostöö konfliktile? Kes on nõus? 1, 2. Ja siin ma võin, enne oli 12. Ja siin sellega seoses ma võin ka öelda, et ega kokkuvõttes ta ju käibki ringi, eks ju. Ta võibki eelneda, aga siin oli just mõeldud seda, et koostöö järgneb konfliktile, kui nüüd konkreetselt mingit algust arvestada. Ja kas sinu arust näitab destruktiivne suhtlemine koostöö lõppemist? Jah või ei? 1, 2, 3, 4, 5. Enne oli 14. Aga mõne inimese jaoks tundub, et nüüd on koostöö lõppenud, kui keegi karjub mu peale. Ei ole. Minu arust ei ole. Ja selle kõige väiksema arvoga oli asi selge.
teine eesmärk, no mina täitsin vähemalt osadega selle teise eesmärgi ka ära. Ja ma usun, et ma täitsin ka nendega, kes võib-olla jäid samale arvamusele, et see on väga okei. Et kui nendest asjadest rääkida, siis mõjub hiljem, mõjub mingi muu hetk. Ja igaühe valik on juhtida iseenda elu nii, kuidas ta juhib. Et aitäh sulle kuulamise, kaasamõtlemise ja minuga jagatud aja ning armastuse eest ja järgmiste juttude ja konfliktide